tere, täna on meil Hääles külas 2. klassi õpilased ja neid intervjueerivad siis Erko, tere, Maril, tere ja Jan. tere. Milline sinu isa on? Proovi teda kirjeldada. Minu isa on siuke väheste juustega, pikk habeniga jõuluvana. Minu isal on juuksed, pikad juuksed nagu tüdrukutel tavaliselt. Küsime siis järgmise küsimuse ja see on, et mis sa arvad, milline oli sinu isa, kui ta oli sinu vanune? Hea. Arvate, et issi tegi pahandust kahe peal? Jaa. Minu isi on rääkinud mulle, et ta pani oma ema rõdule kinni. Isi räägis, et ta tuli kooli konna ja sõimatus õpetaja. Okei. Mina tean, keda vaiksem oli. No. Ta oli sellised lukid juuksed, ma olen tema pilti näinud, kus ta enda klassiga istus. Nii, järgmine küsimus. Missugune on teie arvates superisa? Tõstke käsi siis. No, see, kes meid hästi hoiab ja meiega kogu aeg nagu tegeleb. Mina arvan niimoodi, et ta tegeleb iga lapsega, kui kellelgi on igav, näiteks isegi selle lapse sõbraga. Ja siis ehitab nendega igasuguseid asju. Mina arvan, et superisa oleks selline, kes tuleb koju ja küpsetab pannkooke tervele perele. Siis on hea isa, kui ta küsib näiteks lapse käest, kas sa tahad puuonni ehitada ja näiteks läheb koju, annab emale roose. Küsime siis järgmise küsimuse. Tööd su isa teeb? Et mu isa töötab Sarus ja Viljandis ja ta teeb aknaid ja Minu isa peab lehmi. Minu isa teeb liha. Minu isa töötab Henkeli muuseumis ja on seal meister. Minu isik evitab. Minu isa ehitab sauna, ehitas ära, aga nüüd ta teeb metsas lageraie. Ja järgmiseks küsimuseks on siis, et mis te isaga koos teete? Tean puid vedada. Käin kalal, lõhun temaga puid ja saen. Mina teen temaga tööd, mängin ja vahepeal ei tee üldse midagi. Mina mängin issiga. Mina aitan isa tööd teha ja siis ta mängib minuga pärast tööd ja endaga jalutamas ka väga tihti. Mina käin isaga kala püüdmas. Mina isaga lihtsalt lõsutan ja söön popcorn. Meie mängime issiga vahepeal lauamängu ja vahepeal paneme koos lippu üles, kui on vaja lippu panna. Meie teeme vahepeal, et kui mingi hästi lahe film hakkab, siis isi narratiivarukast võtab popcorni, siis me teeme popcorni ja vaatame filmi telega ees. Mina aitan isal metsas neid palke tõsta hunnikutesse. Järgmine küsimus on siis selline, et mis sa arvad, millised mõtted käivad läbi sinu isa peas? Tõstke käed, mis tahate vastata. Ma arvan, et tal on sellised mõttes pead, et tööd teha kogu aeg. Mina arvan, et minu isa peas on sellised mõtted, et kuidas ma seda asja ehitan ja kuidas ma seda teen. Mina arvan, et mu isa tahab sukrutükki teha. Mina arvan, et minu isa mõtleb, et kuidas tal järgmisel päeval tööl läheb. Mina mõtlen, et tema peas mõtleb see, et ta armastab mind. Roodi. Ma ei tea. Minu isa unistab, et saaks rahulikult üksi puhata ja osta endale uhke koha, kus ta saab üksi vaadata filme. Ma arvan, et minu isa peas on niisugused mõtted, et ta saaks enda maja valmis ja siis mu vend aidata. Ma arvan, et minu isa peas, kui nad ehitab praegu saunal koos teistega, et kuidas ta teeb selle sauna põranda sinna alla. Millised tööd kodus on isade tööd ja miks? Et ta raha saaks. Et ta koristaks minu mänguasjad. et ta saaks enda jahipuki valmis. Et ta saaks palju raha. Isa näiteks ehitama, et see on tüdrukutele natuke raske. Et ta laob puid, tal ei ole üldse jõudu. Mina arvan, et minu isa töö on
asju parandada ja laste eest hoolitseda, õigemini terve pere eest. Et isade kohustus on puid saagida ja neid kuuri alla vedada ja puid lõhkuda ja tuppa vedada. Mina arvan nii, et puude lõhkumine on naistele natukene raske ja mehed jõuavad ja naised ei jõua seda eriti teha ja kui mees läheb koju, siis peab söök valmis olema. Et isa saaks kellega sumat teha. Väga huvitavad vastused tulid. Aga võtame siis uue küsimuse. Miks on isad laste jaoks väga tähtsad? Selleks, et muidu me ei saaks kõikiga hakkama, sest emmed ei oska kõiki töid. Ja sellepärast, et isa peab poest süüa ostma, muidu jääd nälgi. Mina arvan, et sellepärast, et tüdrukud ei jõua nii suuri ja raskeid töid ära teha, näiteks nagu maja ehitamine ja sauna ehitamine. Ma arvan, et isad on sellepärast, et muidu lapsed, kui ema on tööl ja isa on kodus, siis ei oleks igav või siis, kui ema on tööl, aga laps tuleb lõunasega koju. Et isa saaks lastel osta kõik asju. Peagi on isadepäev ja mida te isale siis selle päeva puhul võiksite kinkida? Ma kingiks isadele oma tarkuse. Mina kingiks oma puidust tehtud töö, mis mu praegu on. Ma kingiksin talle päris auto. Päris auto tahaks kinkida, no näe. Mina kingiksin oma isale ühe suure kalli ja kaardi. Mina kingiksin küünelaua, kus on 20 auku. Mina kingiksin isale lilli ja ühe kaardi. Ma kingiksin ühe kalli. Mina kingiksin talle motorolleri. Kalli ja lilled. Mina kingiksin talle oma hoole ja armastuse. Mina kingiksin talle lõhnapudeli koos deodorandiga. Mina kingiksin isale ühe suure liitrise kalja ja ühe suure traktori. Huvitavad vastused, aga küsime siis järgmise küsimuse. Mida võiks isaga koos teha, et ta oleks rõõmus ja õnnelik? TV-ga sõita. Et ma aitan teda. Et temaga tuleb hea laps olla ja seda, et mida ta tahab, siis alati aidata. Et tema sõna kuulata ja teda aidata. Et isat aidata ja temaga kaasas käia, kui ta vajab abi. Mina arvan, et ma ei osta nii palju kommistab raha rohkem üle. Aga miks te arvate, miks me isadepäeva tähistame? Sest et isad on olulised ja isadepäev. Sellepärast, et isad oleks õnnelikud. Isale kinkida, muidu jõuluvana ei too ju talle midagi. Mina arvan seda, et tal on siis väga hea meel. Nad oleks terved ja hoolitseksid enda eest. Mina ütleksin selle päeva puhul, et palju õnne isadepäevaks. Mina ütleksin kõikidele isadele, et palju jõudu ja head tervist. Kõike head ka teistele isadele. Et ärge minge kurjaks, et tehke endale palgarahaks natuke rahagi juurde. Et olge töö juures tublid ja et kuulake ülemuse sõna, et kui ta ütleb, et midagi peab tegema, aga kui te ei taha seda teha, siis tee ikka. Okei, aga teate, mis me olen teiega päris pikalt siin täna jutustanud. Soovime kõik koos kõikidele isadele ilusat isadepäeva. Ilusat isadepäeva!